Tšau, Ragnar! Tšau! Kas sina mäletad, kelleks sa väiksena saada tahtsid? Ma arvan, et see tuli suht varakult, et jalgpalluriks. Eks see nii-öelda eeskuju isa näol oli ka olemas ja eks me väga paljusti olemegi enda vanemate ja enda kodupeegel, et mul läks nii hästi. Mis olid sinu suurimad väljakutsed, kui sa noor olid? Ma arvan, et need väljakutsed on meil kõigil sellised samasugused ja sarnased. On selline väga eriline puberteedi iga, mis meil kõigil on selles suhtes. Kõik hormoonid ja kemikaalid seal möllavad ja selles kõiges siis neid õigeid otsuseid teha ja ma arvan, see on meie kõigi jaoks väljakutse. Ja kindlasti selles ajas on sul vanemad kõige halvemad inimesed üldse maailmas, siis on õpetajad, treenerid kõik, aga lihtsalt sellest peab aru saama, et nad üritavad siis nii-öelda parimat. Kas sa teadsid juba noorena, et sa jõuad jalgpalliga tippu? Ei teadnud. Ma lootsin või see unistus oli mul noores eas 12-aastaselt juba nii kõrgeks pandud. Ehk 12-aastaselt ma unistasin, et ma jõuan Premier League'i. Ja et sinna jõuda läks selle unistuse seadmisest 18 aastat. Aga meil on veel noori, kellel on suured unistused. No kus nad siis pihta peaksid hakkama, et neid unistusi saavutada? Pihta peab hakkama sealt, et sa paned ühe jala teise ette, et niimoodi see on. Et väga tihti ongi kahte tüüpi siis inimesi. Ühed on need, kes siis on need suured unistajad ja jäävadki unistajateks. Seepärast, et nad ei hakka nagu liikuma selles suunas. Teised on siis, kellel ei ole neid eesmärki unistusi kõrged ja siis suure tõenäosusega suht kiiresti nad saavutavad selle lae ja siis sealt enam edasi ei liigu. Et ma olen alati mõelnud, et unista suurelt, aga sa pead aru saama, et suurte unistustega kaasneb ka väga palju rasket tööd. Et sellega sa pead kindlasti arvestama. Kui sa seda nõus ei ole tegema, siis ei ole mõtet ka suurelt unistada. No öeldakse, et tippjalgpallurite elu on selline hästi glamuurne ja prestiižikas. On see siis päriselt nii? Ma arvan, reaalsus on ikkagi midagi muud, et tippsportlane, tippjalgpallur on siis see inimene, kes suudab rutiini kõige rohkem taluda, et see rutiinitaluvus on kindlasti, mis eristab siis sellist keskpärast ja tippsportlast. See ongi reaalselt rutiinitaluvusest, kas sa lähed teed iga päev need asjad ära, trennid, toitumine, magamine, kõik need asjad. Kui sa sellega nõus ei ole selle rutiiniga, siis sa tead, et sul tekivad probleemid mingi hetk. No Ragnar, sina oled küll kaitsemängija, aga sa oled enda karjääri jooksul löönud nii mõnegi värava. Väga vähe. Aga sellegi poolest on sul mõni meeles, mis on kuidagi eriti oluline? No kindlasti, mida väga tihti meenutatakse, on see Liverpooli eest löötud värav, kus siis ma olen esimene eestlane, kes Premier League'is lõi värava. Mis tunne on? Kirjelda seda tunnet, kui värava paned ära Liverpooli eest? No ütleme niimoodi, et kuna ma isiklikult siis lõin nii vähe väravaid karjääri jooksul, siis see tunne on alati selline, et ei oska midagi teha, et see celebration on alati selline kaootiline, et võid midagi kättegi ruttu kaitsest tagasi, et selline eestlaslik ja ei ole nagu selles momendis. Kui sa peaksid ühe superpoweri valima, mida sa saaksid jalkaplatsil kasutada, siis mis superpower see oleks? Ma arvan enesekindlus. Ja see on nagu väga tähtis. Ja selle enesekindlusega on veel selline huvitav asi, et enesekindluse ja ülbuse piir on väga õhuke. Ja see kompass peab nagu väga hästi paigas olema. Et kui sa liiga ülbe oled, siis sa tead, et see ei ole enam enesekindlus, vaid ülbus, mis siis ei aita sind seal väljakul kaasa. Ja teistpidi, kui su enesekindlus on väga madal, siis sa tead, et sul ei ole piisavalt siis seda arrogantsi seal võistlusväljakul endast parim saada. Kas sul on veel mingi nipp meie noortele anda, kes meid hetkel vaatavad, et mida nad võiksid kaasa võtta? Tippsport
ja keskpärane sport, mis nende nagu vahe on siis mentaalne pool. Et füüsiline pool jah, on ülitähtis spordis, aga need, kes jõuavad tippu, need on mentaalselt väga tugevad. Et nad on tõesti nõus minema hommikul vara kodus trenni, isegi siis, kui iga keharakk karjub, et ei, ma ei viitsi, ma ei taha, lähed teed selle ära. Et mulle väga meeldib see Erki Noole quote, mis ta ütles, kõige raskem teekond on meil elutoast välisukseni. Ja kui sa selle ära teed, siis sa tead, et sa lähed juba trenni, sa lähed sinna bussi peale või kuhu iganes sul on vaja minna. Aga see, et sealt diivani pealt ennast välisukseni viia, see on kõige raskem teekond. Kui sellega hakkama saad, sa tead, et sa teed ära selle trenni. Ja see ongi mentaalne pool, kas sa suudad seda teha või mitte. See on põhimõtteliselt ainult 2 valikut. Mega vinge, Ragnar, mina panen selle kindlasti endal kõrva taha. Aitäh sulle! Palun!